Head kaasamõtlejad, täna vaatame John Bunyani kiusatuse käsitluse mõju Eesti vennaste ja vabakoguduste mõttelaadile. Kuid asetame tekivad küsimused ka kaasaja filosoofilise mõtlemise konteksti. Kõigepealt peab tõdema, et kiusatuse mõiste kirjeldab üht kõige universaalsemat nähtust meie vaimulikus elus. Kiusatuse vari saadab meid kõikjal. Aga kuidas sellesse suhtuda, kas kiusatuse olemasolu on juba patt või on tegemist millegi sügavamaga? John Bunyani palveränduri teekonnas ei ole kiusatus üks motiiv paljudest. See on kogu selle teose telg või selgroog nii-öelda. See on nagu varjatud käsi, mis püüab teelist teekonnalt kõrvale juhtida, aga teeline ikkagi jõuab eesmärgile. Bunyani jaoks on kiusatus hinge läbikatsumine ja see hiilib ränduri teele ikka jälle mõnes uues kuues. Vaatame siis lähemalt, mil viisil ta meidki võiks kimbutada. John Bunyan on psühholoogiliselt geniaalne. Ta ei anna kiusatusele mitte ainult nime, vaid ka kuju. Kõigepealt ilmub ta ristiinimese teele mõistliku valena, maailma targana. Ta on nagu väga õpetaja, kes meelitab ränduri kõrvale ristiteelt, lubades päästmist ilma kannatuste ja ristita. See on kiusatuse puhtaim vorm tee mugavusele, mis näib ahvatlevam ja usutavam kui tõde ise. Kaasaegne maailmatark soovitab meid oma elu optimeerida, muuta efektiivsemaks või kohanduda rohkem valitseva keskkonnaga. Bunyani rändur avastab aga peagi, et need nõuanded juhivad ta nii-öelda mäest alla ja Bunyan kommenteerib seda poeetiliselt ja ütleb, kiusatus viib alati sinna, kus kogu maailma raskus tuleb su peale. Teiseks, kiusatus võib olla ka kaunis illusioon. See ei tule alati kuratliku süngusega. Ta tuleb sageli valgusena või valgusinglina, nagu vanasti öeldi, mis püüab su pilku kõrvale juhtida. Ahvatlused ilmuvad siin kaunite linnade, roheliste aasade ja ideaalmaastikena. Selline kiusatus soovitab sind jääda poolele teele, vahetada igatsust taevalinna järele millegi nähtava, käega katsutava ja glamuurse vastu. Kolmandaks, kiusatus võib ilmuda ka sisemise nõrkusena. Kiusaja hääl ei tule väljaspoolt, vaid kõlab ränduris endas. Eriti siis, kui ta jõuab kahtluse lossi või meeleheite hiiglase juurde. See on lootusest loobumise hääl. Tung teekond katkestada. See on hetk, mil laiskus sosistab. Pole vaja edasi minna, puhka veel, tee on pikk ja taevas võib ka oodata sinuga. Bunyani sõnum on, kiusatus ei sunni sind alati patustama. See võib tähendada ka paikseks muutumist ja teel olemisest loobumist. John Bunyan kuulutab aga lootust. Kiusatuse pimedaimad hetked murduvad vaid risti all. Rist on see paik, kuhu Kristus on juba astunud ja kiusa ei suuda seal vastu pidada. Need on üldiselt tähelepanekud John Bunyani kiusatuse käsitlusest. Kuid kuidas mõjutasid need mõtted Eesti usuelu? Tuleb öelda, et John Bunyani palveränduri teekond andis vennaste ja vabakoguduste usklikele vaimuliku võitluse keele ja kuju. Eesti usurahva jaoks ei olnud kiusatus nüüd enam ainult sisemine pinge,
vaid konkreetne katsumus eluteel. Kiusatus sai nüüd nime ja näo: maailma tark, kahtluste loss, meeleheite hiiglane. Venaste koguduse jutlustajad olid seni näinud kiusatuses eeskätt hinge sisemist lahingut vana inimese, loomuliku langenud mina ja uue inimese, Kristusest süüdatud südame vahel. Kõige tugevamad kiusatused sündisid pietistlikus maailmapildis aegadel, mil Jumal end varjas. Aegadel, kui inimhing kogeb vaimuliku elu kuivust või külmust. Siis öeldi, et see on kiusatusaeg, kuid Jumal pole meid veel hüljanud. Minu isa Albert Tammu kasutas seda pimedusaja mõistet eriti Suure Reede jutlustes. Hiljem avastasin ma sellesama pimeduse tunni, mil Jumal oma väelist kohalolu varjab ka eksistentsialistide mõtisklustest. Kuid siin on see kiusatus seisneb hirmus mõttetuse ees, soovis valikuid ja vastutust vältida, sest nagunii on kõik mõttetu. John Bunyan ja pietistid näevad seda pimeduse aega ka Jumala armu tööriistana, sest kiusatuse eesmärk oli panna proovile ja puhastada südant. Kiusatust vaadeldi kõrbena, kus Jumal õpetab oma rahvast ennast järgima. Niisiis pole kiusatus mitte häbiplekk, vaid proovikivi, mis kasvatab hinge sügavust Kristuses. Kiusatuse hetkedel me mõistame, kui väga me tegelikult Kristust vajame. Sama kehtis ka kahtluste kohta. Kahtlus ei ole häbiasi, vaid lahinguväli, kus võidetakse koos Jumalaga. Ja nii andis John Bunyan Eesti vaimulikule kultuurile julguse. Kiusatus ei ole veel hinge hukkumise märk, vaid võimalus vaimulikult kasvada. Maadelgem nüüd seda teemat põgusalt ka kaasaja filosoofia väljakutsete valguses. Kui John Bunyani ajal ja hiljemgi oli kiusatus seotud tihedalt saatana ja välismaailma ahvatlustega, siis kaasaja ilmalik filosoofia loobub sellest kristlike dogmade keelest ja nendel kiusatus muidugi ka ei kao, vaid saab uued riided. Psühholoogilist traditsiooni esindab siin Žižek, kes näeb kiusatuses katset täita hinge tühjust valel viisil. On huvitav, et Eesti vanasõdade nägemis kiusatusest resoneerub just samasuguse pildiga. Nii ütlevad vanasõnad, et ahnus ajab auku ja suur tükk ajab suu lõhki. Byung-Chul Han räägib tähelepanu hajumise kiusatusest, mis hävitab hinge sügavuse. Kiusatus ei ole enam saatana sosin, vaid digitaalsete teavituste märguannete pidev helin ja segamine. See on teadlikult toodetud sõltuvus, mis röövib inimeselt võime iseennast ja oma hingeelu vaadelda. Bunyan ütleks, et inimene kaotab keset seda edevuse laata silmis selge eesmärgi, see on siis taevalinna. Foucault võimufilosoofia jaoks ei ole kiusatus see olemus mitte niivõrd individuaalne, kuivõrd võimukorraldusest tulenev nähtamatu sund, surve olla selline, nagu süsteem soovib, mitte selline, nagu su hing sind kutsuks. Kiusatus on siin inimeseks olemise lahing välise survega. Pietistlik traditsioon ütleks, et see lahing on võidetav vaid tugeva vaimuliku siseelu ja eesmärgi teadlikkusega. Kaasaegne filosoofia näeb kiusatuses eelkõige inimeseks olemise pingevälja,
kristlik traditsioon aga teekonda taevalinna. Kaasaegne maailm on asetanud meid uute kiusatuste ja ahvatluste keskele. Meie südame tähelepanu on killustunud, toodetud ihade hulk on lõputult kasvamas. Meile sunnitakse peale üha paremaid ja optimeeritumaid eluideaale ja keset seda digitaalset müra vajame ilmselt suuremat vaimulikku küpsust ja tahet teha vajalikke valikuid. Need valikud pole koormavad, vaid selle maailma koormaist vabastavad. Kõige selle taustal ei tohiks unustada lootust. Lootus risti all, kus kiusatuste jõud raugeb. Iga kiusatus on siin küll väljakutse, kuid samas ka kutse vaimulikule kasvule. Seega kiusatus pole lõpp, vaid komistuskivi, millest risti inimene astub taevasest linnast valgustatuna, kas siis üle või mööda. Järgmine kord räägime kaasteelistest ja kogudusest. Seniks aga kohtumiseni.